No tere taas, ma usun, et paljud teist nõustuvad minuga, et senine talv ja nüüd ka see saabuv kevad on olnud jälle taaskord täiesti omamoodi ja ebanormaalselt soe. Et täna ka oli, kui ma õue tulin, näitas termomeeter 13 kraadi. Et tahaks ju aias mingeid asju teha, eks aednikud kogu aeg tahavad midagi teha, aga praegu on ju ilmselgelt liiga vara hakata koristama või mingeid asju tegema. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen hoopis vaatan, mida teevad vihmaussid, sest muidugi ma arvan, et mina olen oma aias kõige kõvem aednik, aga no olgem ausad, ma ei ole ju siin kunagi üksi. Ja kuna kasvuhoones on praegu juba samas vae kui minu elutoas, siis ma pärast lähen külvan sinna endale spinatit ja veel selliseid lehtköögivilju, et hooaega alustada, aga siis ma nägingi, et need asitõendid siin ka õues on täiesti uued. Sest ma eile tegin siia jalajäljed, see on minu kasvuhoone sissepääs. Nii et töö käib, nii et nad jätavad, muidugi ma räägin ju vihmaussidest, eks ole, nad jätavad siia asitõendid maha, et nemad ei tea kalendrist mitte midagi. See on mingi uutmoodi puder. Ma ei teagi, kes selle on teinud, aga siin on augud. Nii et jah, vihmaussid ei tea kalendrist mitte midagi, aga see ongi nagu omamoodi tore, et kui on soe, siis nad tulevad, toimetavad, nagu meiegi tahavad süüa, juua, paljuneda, liikuda. Ja ka siis, kui läheb jahedamaks, siis nad lähevad lihtsalt natukene sügavamale ja ootavad, kuni seegi möödub ja siis, kui läheb soojaks tagasi, on nad jälle platsis. See peenal on see, kus ma nüüd sügisel panin suht paksu kihi lehti peale. Tavaliselt ma panen sellist juba nagu natukene lagunenud komposti ja siis ma panin lehti. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen vaatan, mis siin toimub. Ja ma tegelikult üritan siin, siin on üks tegelane. Sina ei ole vihmauss. Ma üritan nüüd tegelikult midagi täiesti võimatut teha. Ma üritan vihmausse filmida peakaameraga, mis on ilmselgelt mõttetu üritus, aga vaatame, mis me leiame. No, vaatame, kas siit on näha, kus on rohkem. Siin on ühendid. Biomuna on siin. Aga las ta, näed, siit just läks üks tüüp. Ta on muidugi ammu läinud mul. Aga siit on nagu näha, et seda jätavad sellise väiksed hunnikud järgi, mis on siis kõige parem kraam ja ma ikkagi mõtlen, et see on nii vahva, et sellega, et ma toon need lehed siia peale, siis tegelikult need vihmaussid teevad seda vermikomposti siinsamas ühe koha peal, mida ma ei pea siis nagu tassima kuskile, et tassima materjali vermikomposti, siis seal hoolitsema nende eest, et ussid oleks hea olla, nad igasuguseid vigureid teevad, näiteks põgenevad ära. Aga siin kõik see asi nagu loomulikult toimub selle sama koha peal, kus ma hiljem kõistutan oma toidutaimed ja ma ei pea nagu ülemäära nagu võimlema. Ja ma ei pea poest vermikomposti ostma, et mulle tundub ka see kummaline, et kui mul on endal aed olemas ja ma saan siin niimoodi toimetada, siis miks ma peaks oma biojäätmed andma jäätmejaama. Sealt siis keegi, kui hästi läheb, teeb sellest siis komposti, võib-olla vermikomposti isegi. Ega see usside pidamine ei ole niisama lihtne, et lihtsalt paned hunnikusse ja töötab. Ja siis ma lähen poodi ja lähen ostan sealt veel kalli raha eest selle endale tagasi. Et ma ikkagi tegelikult, ma tahaks julgustada inimesi, et kui natukenegi on huvi ja kuna saab seda asja ka niimoodi teha, et laota lihtsalt lehed oma palja maa peale, veendre peale ja see vermikompostimine toimub siin samas ühe koha peal, kus kõik need asjad toimuvad, siis miks mitte seda nagu teha? Ja kõigil on kasud sees päeva lõpuks. Vihmaussid vahepeal teevad selliseid toredaid tordikesi, et nad oma urgudesse või käikudesse nad tassivad endale sellist, ma ei tea, siis toitu ja siis tekivad sellised totsakad. Ja ma ei ole harjunud neid tegelikult märtsikuus nägema, selles mõttes see aasta on päris kummaline. Ja siit on näha ka, et see ots oli nagu tõmmatud siia urgu kaasa. Ja sa mõtlesin, et ma natuke kiusan neid. Ja näed, siin on juba siuke väike. Aga ma olen näinud näiteks maikuus, kui on hästi soe päev ja sajab vihma ja on pilves ka, nagu praegu on pilves, siis ma reaalselt olen näinud, kuidas vihmauss võtab pisikese puutükikese hambusse ja tõmbab selle endaga ühe käiku kaasa.
et kui nad on tegelikult siin maa peal, on sellised kohmakad, siis oma käigus on nad tegelikult, nad jube kiiresti liiguvad. Et siis ei ole neil mingit vaeva enda keha raskusest suuremaid tükke kaasa võtta. Et siin on väiksed vihmaussi beebid. Et nagu mingi väga hea peab neil siin olema. Sest tegelikult sügisel ka ma panin need lehed ära. Ma panin siia paksu kihi. Et kui siin nüüd oli mõni kahjur ka, siis neil oli siin väga hea talvitada. Aga vihmaussidel ka, et kuna lumi, üsna paks lumi tuli sulama maa peale, ma ei ole üldse kindel, kas üldse ära külmuski, võib-olla nad said siin terve talve rahulikult majandada. Eks nad lihtsalt on uimasemad, kui külm on, noh, nagu meiegi oleme. Ui, aga pane ta sinna lehtede sisse, tal on seal... Jaa, pane siia, tal on siin seltskonda. Ta leiab veel teise enda sugu, siis tuleb veel palju väikseid vihmausse. See on see minu kuurus asparaaguse peenar. Tema praegu magab veel, nii kui ta nina välja pistab, siis ei tohi enam siin peente peal talluda, sest muidu kui tal on vigastus, hakkab ta puituma, siis ma ei saa süüa, aga ma mõtlesin, et ma panin siia paksuki sõelutud sihukest kõdumanti. Siin on just asparaaguse taim. Vaatan, kas see on siin ka usse niimoodi, nagu seal lehtede sees on. Muidugi see lehtede sees oli hullult niiske. Ma ei näe usse, aga ma näen, et siin on, siin on tehtud tööd. Siin on seda sihukseid neid kogumikke nagu näha, mis ussil siis teisest otsast välja tuleb. Vaatame siit ka ettevaatlikult. Ei ole kedagi kodus. See on jõhkralt kerge ja sõmer. Seda on nii mõnus nagu kühvliga võtan ka, ma tunnen, et on hästi õige või täpselt selline, nagu ta olema peab. Mõtlen, siin on ka soetükke on siin, mis peavad olema. Huvitav, et seal kasvuhoone ees oli ka selle palja mulla peal oli näha neid kogumikke, aga siin ma ei näegi. Kuigi ma saan aru, et see pooleldi kõdunenud mults on siin nii läbi töödeldud juba, et vaan siin peagi panema. Ei ole kedagi kodus. Pean ikkagi panema siin maikuus, panema enne kui spargel kasvama hakkab mingi kihi veel midagi peale, et umbrohuseemned ja muu maitsis siin elama ei hakkaks. Üks tigu on ka siin. On täitsa kohalikku, nagu ikka tasub neile otsa vahepeal vaadata, et vaata kui vilksaid liigutusi teete. Ma tean, et ma häirin sind praegu, aga ma lähen varsti ära. Näe, siin vot, see on juba selline tegelane, keda mina tunnen. Jämeda mu kaelaga. Ma tean, ma segan jah sind praegu, aga kas see pahandab, see väga see. Et ja kõigil on oma koht siin. Ja siuksed väiksed. No ma pakun, et kui see ilm tõesti nii soe meil püsib, siis mul on siin kevadeks on siin plats puhas, siis mul pean juba komposti siia peale panema, et muld ei oleks paljas. Paljast mulda me seada ei taha. Et siin kõrval ka sügisel ma panin sellise poolenisti lagunenud komposti, ma olin selle läbi sõelunud. Ja nüüd on see juba, see on juba muld. Ma pean see midagi peale panema jälle. Kaob ära siit, selles mõttes on lehtedega nagu toredam, et mul on siin kaselehed ka ja mõned vahtrad ja lipet-täpet veel, et neid ei pea nii tihti nagu uuendama, et ei pea kogu aeg multsimas käima. Eriti hea on, kui on purustatud tammelehed. Need on need lehed, mida mitte keegi oma aeda ei taha. Aga multsimise mõttes on nad kõige toredamad, et nad peavad kaua vastu ja siis ei pea seda multsikihti nii tihti uuendama. Vaat hoopis nii. Siin ma olen kive kaasa toonud siin lehe riisumisega. Sellest pole midagi, nüüd ei sega kedagi. Oi, siin on üks ajajalgne. Ma panen talle lehed peale tagasi. Ka vajalik loom. Siin ma tunnen käe all, et siin on nagu kobedam. Siin on ühed valged teomunad. Ma ei tea, kas näete. Aga las need olla siin. Need on ilmselt need kohalikud tüübid. Ja siin on terve hunnik neid. Aga need on mulle tuttavad tegelased. Nemad võivad siin edasi olla. Näed siis.
ega need teevad samamoodi nagu ka vihmaussid, nemad, mis nad teevad siin, söövad, elavad, paljunevad, lagundavad seda orgaanikat siin ja tegelikult kogu sellega hoiavad siin asjad tasakaalus ja saan mina ka endale siin toitu kasvatada, ilma et ma peaks siia ohtralt mingeid väetisi ja asju peale tassima, et kõik on nagu tasakaalus. aga jah, see muld on siin hästi savikas, nii et ükskõik kui palju ma siin võimlen ja seda lehti siin peale toon ja orgaanikat tagasi, siis siin läheb kõvasti aega, enne kui ta päris selliseks sõmeraks. Nii. Tere. Oi. Ei ole ikka päris see tegel, on ikka siuke, ütleme, et selline saledam tüüp. Siin veel on. Aga siin on näha seda vihmaussi nii-öelda läbiseeditud puru, et see on kohe siuke sõmeram. Et siin on kõvasti tööd tehtud, kõvasti söödud ja kakatud. Nii et tehke edasi, väga hästi.